mina olen Marita, meie oleme Imepilt stuudios ja minu selja taga on hetkel Kristel. Liivamees tagurpidi Nindu. Palun valige mind. Udo ja Nele, kes valivad parasjagu võitjat meie TV3 joonistusvõistlusele. Teadagi saab võitja oma tegelase 3Ds multikasse üle maailma ekraanidele. Ma ei näe seda pildi numbrit, mis siis saab. Vaata, mis eelmine oli, siis pane tööle loogika. Ühele loomale lusikas kaasa sündinud. Mis mulle jäävad nagu silme ette seisma on just need, kellel on nagu mingi kiiks küljes või kas kuskilt on mingi sarv puudu või... Tegelane on siis kilur. Tegemist pole just eriti jutukada tegelasega. On kilu. Kilud mulle meeldivad. Charmikad loomad. Tutu! Mina mõtlesin nagu seda, et need roosad juuksed, see on nagu noortepärane ja siis see, et tal on see üks sarv ära tulnud, siis mulle tundus, et see annab talle nagu karakterit. Mimi! Ja ta tulistab jäist plasmat sealt sarvedest jälle selle persega. Kõik vanemad on natuke sellised toitud minu arvates. Või nad muutuvad nagu armsaks. Kusjuures ma nägin taolist vanaema kuskil tegi süüa ja tantsis poti ees täiega meenutab nagu seda, et kuidas ma valin nii mitme ägeda pildi seast ühe? Kadak valis siis sellise kiisu. Väga armas. Rohelised silmad. Kõrvaga on midagi juhtunud. See oleks nagu nii lahe oleks vaadata, kuidas kaks mingisugust veidrikku 5-aastase Randari poolt tehtud veidrikku oleks multik. Ja just, kes nagu lihtsalt mingi vahepeal jooksed kuskil taustad läbi just pullivad ringi. Ma ei tea, miks need jäid mulle silma. Sa ei pea ennast põhjendama. Sellest piisab, kui tunne oli õige. Me peame välistama mõningat, sest et multikasse peab jõudma loom, kes on teemas. Loom. Mul on tunne, et Randari omad lähevad ka poe. I tried Rander. see oli Nii ilusad nagu sügavad värvid. Nende ilmete põhjal tundub lihtsalt väga põnev karakter olevat. See on juba valmis tegelane, see on palju rohkem, kui me oleksime osanud oodata lähteülesandest. Võimeline ronima, rippuma, igast toredaid asju tegema. Keegi tema päris vanust ei tea, aga ta käitub nagu 9-aastane Fortnite'i mängija. Väga spetsiifiline iseloomu omadus. Ossa lundsaja poolest nii palju. Pildile on boheemlast tinkel on roosad päikesepildid, mulle see tegelane väga meeldib. Ta on väga ilusti joonistatud, tal on nii palju iseloomu, ta on väga originaalne. Ta on nagu siuke lindprii, carefree lendab ja ta väga ei muretse millegi pärast. Very nice. Love these pictures very much. No mul peaaegu et kõige rohkem see Liisa meeldib. See koalad, see on midagi nii huvitavat, see on tüdruk ja ta ei ole siuke mingi midagi erilise näoga või kuidagi ta olemine on siuke nagu teistmoodi, mida ma ei ole näinud. Minu hääl läheb kas Oskarile või Toominale. Toomina tundub selline tore preili olevat, kes oskab tantsida hästi. Väga krapsakas. Raske on öelda ühte kindlat asja, mis võluma hakkab pildi peal. Lapsed võluvad. Me oleme joonistused läbi vaadanud. Me ketrasime läbi 1000 pildi, et kokku vist oligi seal 1600 pilti ja issand, seal oli nii põnevaid pilte ja nii me otsustasimegi, et anname paar erihauhinda ka välja. Auhinda, nõnda öeldakse paremini vist ikka. Jah, igatahes siin on võitja. Me oleme nüüd läbi käinud kõik joonistused, mida oli väga palju ja kuna neid oli nii palju, siis me tegime sellise otsuse, et me valisime mitte ühe võitja, vaid 3. 3! Trikoloor! Ja esimene võitja, kes on siis võitis peaauhinna, on Udo. Oot. Okei, nüüd! Liisa!
palju õnne, Liisa! Koala Liisa! See on nagu Mona Lisa, aga Koala Lisa. Teaduse nohik, Liisa. Täiega armas moorust. anna oma käsi. Aeg on teiseks võitjaks. Ja, Kristjan, sa juba kuulsid. Meil ei ole neid mitte üks. Meil on 3. fantastiline töö. Ja teine on... Toomina! Mitte see Miina, vaid Toomina. Meil on veel välja selgitamisel, kes täpselt, milline loom see täpselt on. Jah. Aga me selgitame selle välja ja me paneme selle multikasse. Boom goes to dynamite. Palju? Aga nüüd! Ja 3. auhind on eriauhind, mis lihtsalt on algusest peale meil kõigis südames olnud ja see on Nele. Selleks on Pupu. Pupu! See on olnud algusest peale meie kõigi lemmik. Ta on väga armas, ta on väga lihtne, südamlik ja tema saab eriauhinna. Ja Pupu on laiskloom. Võitjad on nüüd valitud. Me võtame võitjatega ühendust e-maili teel, seega hoidke silm postkastil veel. Nendega, kellele seekord õnne ei naeratanud ja on meil sellegi poolest väikene üllatus. Ma soovin südamest tänada kõiki, kes osalesid, võitjaid, žüriid, kõiki joonistajaid, see oli väga inspireeriv kogemus meile kõigile. Samuti tahaks tänada meie peasponsoreid, mis on TV3, Selver, Cinnamon ja Super Skypark. Ning hoidke silm peal meie tegevustel. Imepilt, Danger Island, Ohtude saar, leiate meid Facebookis, Instagramis ja juba varsti saab näha ka filmi. Nii et püsige lainel. See peaks olema lõbus. Ma tean. Ma teen ühe nalja, et kuju tõsta. See on hea, see meeldib sulle. Hei, oota, kus sa läksid? Kuule, oota. Oi, see on nii naljakas. Oota.